Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Head õed ja vennad, tänases videos ma tahan natuke rääkida suhuurist ehk siis koidiku eelsest einest. Et miks me peaksime seda kindlasti sööma ja kas see on nüüd siis absoluutselt kohustuslik või on see soovituslik. Ja ma alustaks sellest, et Prohvet sallallahu alaihi wa sallam on öelnud tasahharu fa inna fis suhuuri baraka. Ja nii Bukhari kui ka Muslimi hadithi kogumikus võib selle hadithi leida. Ja see tähendab, et Prohvet sallallahu alaihi wa sallam ütles sööge koidiku eelset einet ehk siis sööge suhuuri, sest suhuuris on baraka, õnnistus. Ja see tähendab, et me moslemitena usume, et selles koidiku eelses eines, selles söömises on õnnistus ja see aitab sind ka füüsiliselt läbi terve päeva. Aitab see sul paastu ilusti vastu pidada ja see on õnnistuseks. Ja samuti Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ütles hadithis innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tada'uuhu, mis tähendab, et suhuur on siis koidikueelne eine on baraka ehk õnnistus, mille Allah teile annab, nii et ärge jätke seda. Et subhanallah, see on õnnistus, see suhuur, selle söömine, see koidikueelne eine on õnnistus, mis Allah meile annab, et kuidas me saame siis selle nii-öelda tagasi lükata, miks me ei peaks seda vastu võtma. Nii et püüdkem teha nii, et me leiame alati selle aja, isegi kui meil ei ole väga suurt isu palju süüa, me ei peagi palju sööma, kas või mõned tatlid, mingit puuvilja natukene süüa. Muidugi hea on ka palju või piisavalt vedelikku tarbida koidikul, enne koidikut siis tähendab, et me ilusti vastu peame paastupäeva. Aga jah, et vähemalt midagigi siis tuleks ikkagi süüa. Ja kuigi on see fala tada'uuhu, et ärge jätke seda, et see tundub nagu selline hästi konkreetne käsk, siis õpetlased on ikkagi sellel arvamusel, et see ei ole otseselt kohustuslik, aga see on soovituslik, mustahab või sunna on siis süüa seda koidikueelset einet suhuuri, aga kui see ka vahele jääb, et siis see inimene ei ole siiski patune selle pärast. Ja lõpetuseks olukord, et kus näiteks inimene sööb suhuuri, seda koidikueelset einet, tal on midagi käes, on see mingisugune näiteks tass veega või midagi on käes, mingi söögiasi, näiteks tattel. Ja ta kuuleb adhani, ta kuuleb palvekutset, fajri palvekutset, mida ta teeb siis, kas ta sööb selle lõpuni, kuigi palvekutse on juba kõlamas, või ta jätab selle söömata või siis kui tal on mingi näiteks tass veega käes, kas ta jätab selle joomata. Aga Prohvet sallallahu alaihi wa sallam on hadithis öelnud selle kohta idha sami'a ahadukum an-nida wal ina'u ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Mis tähendab, et kui keegi teist kuuleb adhani ehk siis palvekutset ja mingisugune toidunõu, näiteks siis ütleme tass või kruus on ta käes, siis ärgu pangu ta seda ära, enne kui ta sellest on oma vajaduse täitnud. Et põhimõtteliselt tähendab see siis seda, et kui sul on midagi käes ja kuuled adhani palvekutset, siis sa võid selle asja lõpuni süüa või juua. Aga see muidugi ei tähenda seda, et kui sul on terve taldrik toiduga sinu ees, et sa siis kõik selle ära sööksid, ei. Ainult siis see asi, mis sul on käes, selle võid lõpuni süüa juua, inšaallah, ja siis alustada oma paastu. Aga praegu sellega suhuurist, koidikueelsest einest kõik. Aga sellega siis selline väike meeletuletus koidikueelse eine ehk suhuuri kohta. Barakallahu fiikum ja näeme inšaallah järgmises videos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.